tahtsime sulle siukest spitti teha. Nii. Sellepärast me hilinesime veits. Jah. Et sul on see piss, on ju. Jah. Siis mõtlesime, et käiks Prismast läbi ja ostaks Liquid Deathi ja siis saaks seda nagu mõnitaks. Aga ei olnud siin õnneks. Aga ma näen juba, te peitsite ühed asjad ära, mis ma ise peitsin. Ma panin ühed energiat andvad joogid teile ka sinna, aga siis mul tuli meelde, et võib-olla neid ei tohi panna. Ja neid konkreetseid võib-olla ei tohi panna. No, kas need sponsorivad sind või? Ei. Aga ära pane mitte midagi, mis sind ei sponsori. Fuck, Apple'i. No see, no ütleme nii, et see on ka full miinus projekt. On või? Ma ei tea, kuidas uus põlvkond äri teeb, aga jooge pissi. Siiamaani Essa patch. Pissi. No seda ei saanud ka poest osta. Ja. Aga see on räigelt hea nagu. Tahaks täiega osta seda kogu aeg. Kogu aeg tahaks osta. Ja. Ei, meil juba asjad liiguvad sinna poole. Päriselt, noh, kui me saame selle väike ettevõtte laenu võtta. Wow. Kas te olete kunagi gaseeritud vetti olnud või? Kas te muisavideod tahate sponsorida oma rahadega või? Product placement? Mulle meeldiks, kui et sa võtaks muisavideosse selle, on ju, ja siis lihtsalt räägiks sellest hästi ja siis sul on nagu võimalus seda oma muisavideos näidata. Nagu niipidi, et see on see, me anname sulle nagu võimalus. Ei ole vaata mõtet mingit protsenti ega küsida firmast, kui see miinuses on. Pead hakkama juurde maksma talle. Ei, aga sitaks jääve siin. Thanks, guys. Ja siit lähemegi sujuvalt. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, ja snoriga pohmellipäev, melline pääse podcast, pohmellipäev. Jätkame samalt teemalt. Nende veebileht on bis.business. Teadsite, et saab laiendeks panna business või? Business. Te saaks panna Escalate business. Estonian business. Jah. Palju maksab see või? Ma ei tea. Business. Business, jah. Okei, sa olid juba mõelnud selle. Ja just täpselt. Kusjuures mul läks kõige rohkem aega. Mu vend tegi disaini ja kogu selle värgi ja regas koduka ja asjad. Ma sain siis, kui kõik laivis juba oli, sain aru, et business, nagu piss on seal sees ju. Nüüd on pistets või? Kirjata. Ei, ma panengi siia kirja, sest et mulle antakse nii palju mingeid mõtteid ja siis mul on nii, et kuidas ma ise selle peale ei tule. This shit writes itself. Väike Keiti Vilms elab minu sees. Millal siis sellist pooltühja luuleraamatut on tulemas ja millal siis koera tänavale lased? Millal hülgad kodulooma? That's fucked up. Ma loodan, ma ei näe teda kuskil hallis või ma ei tea. Ei, varsti kindlalt näed. Emme sõber. Ma juba ei pannud kirja seda. Pistets. Jah, thanks. Mõtlen meelest läheks ära. Hei, pohmellipäeva kuulaja, kuidas on klitše... Damn. Ma ei tea, ma hakkasin nüüd mõtlema üle, et kumb see rõhk on, ma ei tea siia Klišee, saad aru nagu see sõna? Klišeerik või? Jah, wow. Aga ära mõelda, see on nagu Raadio 2 ikka veel kirjutab mu nime valesti nagu, nii et... See on perse see. Ehk siis klitšerik ja Max. Klišeerik ja Max. Eraldi seisvate artistidena tuntud kui Germo Murel ja Klišeerik. See oli mingi beef ka, et miks... Max ei võtnud endale Max nime, vaid et nagu hülgas. Ei. Et võttis endale mingi uue ja siis olid nagu kõrval, et vaata, nii võis ka või? Ei, vaat, mulle meeldis enda nimi, vaata, Maxile vist võib-olla. Ma mäletan, sul oli kuragi seal tweedi ajal, enne kui Threads üldse tuli tweedi ajal, sul oli see, et ma vihkan Max nime, pakkuge uusi või midagi. Kunagi ammu sul oli see. Ja siis, ülla, 4 aastat hiljem. Ma mäletan, mu pärisime ka Max. Aga Max siis, nagu kirjapild MAX ja siis ma olin nagu kooli ajal, sest et kui su nimi on Max ja sa oled Paks, saad juba ise tuletada, vaata, et see lihtsalt nagu, see oli terror ja siis ma läksin nagu koju ja ema rääkinud mulle, et ma olin mingi, miks mu nimi võiks olla mingi Kristjan või Karl või mingi Paul või mingi Mattias, vaata, siis nagu oi, kui see Kristjan ole. Väga putsis nagu. Ja 2 nime, mis mu vanemad tahtsid mulle panna, üks oli ju Hugo Max. Aga ma ei olnud Viimsist. Ja teine oli, sa tead seda, teine oli Bruce.
Väga putsis. Siis see on nagu Bruce Õispuu. Oh, Brutse. Ei, siis Mati Sõnal üritab su nime öelda podcastis. Või siis eestipäraselt 2 S-iga lõpus lihtsalt Bruce. Vaat sa oled Saku poiss või? Sa oled ka või? Yeah. Kus sa oled pärit? Saku või? Ma sündisin, lähme nüüd ajas tagasi. Laval sündisin, jah. Tallinnast põhimõtteliselt. Okay. Sauel tegelikult sündisin Pelgus. Sauel tegin paar esimest eluaastat vist ainult. Tavai. Mul oli Essa Keilas. Päriselt? Kui mina käisin Keilas, siis ma... Nikkusin seal naisi. Ma lihtsalt viisakusest naersin kaasa, ma tean, millest te räägite. Ma 1-aastasena siis nagu... Te peab disclaimer teile ette. Te peate hästi palju mingeid asju seletama mulle, ma arvan. Me oleme küll sama põlvkonna inimesed. Me oleme. Ma mõtlengi, et me kõik nagu kolmekesi me oleme sama põlvkonna inimesed. Ja lihtsalt, tead, ma olen võib-olla maha jäänud mingist slängist ja... Tule, me ei ole 16. Peaaegu sama anakis. Aga kusjuures, põnev asi on see, mida võib-olla kuulaja vaata ei tea, on see, et me alustasime samal ajal. Mina andsin alla kiiresti, sest et millega me alustasime? Me alustasime samal ajal, aga mina olin lihtsalt 30, kui ma alustasin. Et minu meelest Pärnu Varanda ja Püksid madalal tulid kind of samal ajal. Mis aastat Pärnu Varanda oli 2018? Täna tuli reminder, video tuli 9 aastat tagasi täpselt, 10 veebruar 2017. 17. Me alustasime 2017. Jah, sest ma mäletan... See saab järgmine aasta 10 aastat. Tuleb best of 10 years. See on meil esimene, nagu nüüd hakkavad tulema need asjad, et ma ei tea, mingid Facebooki nagu need mälestused, vaata, et 10 aastat tagasi, vaata. Nagu ma olin just 10, et siis ei saanud toimida. Ja nüüd on nagu, mussi tegemisest saab 10 vist. 10. No jaa, aga sa oled juba seal, kus sul on nagu 20 aastat tagasi. Veits, on või? Sa ei pea. Ma just olin Keha Sky Plussi mingis lõunasaates ja siis seal me tuli teemaks Facebooki, siis pidi kahjuks vaatama, millal esimene Fesari postitus oli, siis ma näitis pildi aastast 2008 vist. Või vanad te siis olite? 2008. 7 aastased. Oota, kas ma võiks teie paps põhimõtteliselt olla? 2000. Ei, napilt ei saaks. Napilt, see oleks veidra. See oleks sa ei ole nii vana ka. See oleks aktuaalne teema siis nagu. Jah, see oleks siin. Mul oli kursavend, kes oli tema tiitel, millega ta vahel uhkustas isegi. Oli see, et ta oli Eesti noorim vanaisa. Ta oli mingi 41 või 42 sellel ajal ja ta oli vanaisa. Ehk et nagu pa. Terve põlvkond, 2 põlvkonda järjest suht kiirelt siuke ahju ja kukkel välja ja mis on okei. See ei ole üldse okei. See on üliputsis. Ega 40 ja vana, siis on ju see tähendab, et sina said 20-selt. Sina said 10-aastaselt, su laps sai 10-aastaselt nagu. Ei. Maths. Palju kui vanaemad olid? Tema, 60. 55. Kujuta ette, et su ees on üks suur tort, mis on 12 sektoriks jaotatud. Ja siis sa vaatad seda torti, ilge tordi isu on, aga siis saad aru, et see on küll üks suur tort, aga millegipärast ainult 2-3 torditükki tunduvad sulle meeldivat. Sest need lihtsalt on kuidagi nagu täpselt sinu maitse. Vot, see paralleel, mis ma praegu siin ehitada proovin, tähendab ilmselgelt seda, et täna on Eesti Laul 2026 finaal. Jumala hea paralleel. 12 torditükki, 12 Eesti Laulu laulu. Kõik on üks suur muusika, aga sul on millegipärast ainult 2 mingit lemmikut, on ju. Või no mitte lemmikut, vaid lihtsalt laulu, mis sa arvad, et võidavad. Seega, tänane õhtu tuleb pingeline nii osalejatele, pealtvaatajatele ja eelkõige sulle. Mis sa arvad, kes võidab? Tead sa juba praegu või pead sa live etteaste ka ära ootama? Sest et nii palju valikuid on ju. No põhiline on see, et sul lihtsalt mingi lemmik oleks olemas, sest sa ei taha ühisvaatamispeol olla see tüüp, kes lihtsalt vastab, et ma ei tea, pole väga süvenenud ja ega mul telekat ka ei ole ja nagu põhimõtteliselt telekat ei vaata samal ajal, kui kõik tegelikult teavad, et sa oled iga päev 8 tundi ekraanis. Ja kuna täna on sõbrapäev, siis sul on täpselt 2 varianti. Kas vali oma südametunde järgi või kui sa oled niivõrd cool inimene, et su sõber osaleb Eesti Laulu konkursil, siis ilmselgelt vali sõber.
sest et mõtle, kui piinlik see oleks, kui hiljem tuleks välja, et su sõber Stig küll osales, aga sa valisid ikkagi Jolly Rogeri. Minul on igatahes oma lemmik olemas ja hea on teada, et 1 eurone panus võib võita 35 eurot, sest et Vivatbet on Eesti Lauluks valmis. Ja PS, just nüüd ja praegu on Sky Plussis käimas Eesti Laulu võitja loosimismäng. Märgi ära, kes arvad, et võidab ja kõigi õigesti vastanute vahel loosib Vivatbet välja 500 eurot. Osalemise link on siin video all. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Aga selle püksid madalal asjaga. Ma lihtsalt mäletan, me Raadio 2 vist tegime Tigraniga, ma ei tea, vaata, seal olid mingid veidrad formaadid vahel, et tulge külla, tehke oma mingi best of new rap või mida iganes oleneb, mis saade oli, vaata, lähed kohale, pead mingi enda ja mingi lemmiku andma. Ja siis me treenisime mingid lugusid, mida panna sinna ja siis nagu Tix ütles, et kuradi paneme selle Gucci vöölaulu, siis ma olin nagu siis ta mees, sa ei tea! Tix on alati noorte asjadega kursis. On küll, jah. Üks sõber, ma üldse nimesi ei nimeta, mu sõber küsis ühe teise sõbra kohta mult nagu mingit arvamust chatis. Chatis. I roll with the crews. Chatis on ju, DM-ides ja siis ma nagu puusalt tuli nagu täiesti tühja koha pealt endale ka üllatusena, et ma ütlesin kirjelduseks selle sõbra kohta, kelle kohta uuriti ja ütlesin, et on nagu siuke, valge tigran. Ja ta sai kohe aru, mis ma mõtlesin. Mingi, midagi. Võib-olla ma ei elaboreerikski rohkem, jah, igaks juhuks, et mis seal, iga ühel saab tehke omad järeldused. Ei ütle midagi, aga... Jah. Aga... Ma ei siin sittagi aru, aga davai. Ma räägin see Kanepi suits, Eerik. Ja. See, väike teine disclaimer veel. Täna me salvestame seda asja teisipäeval, aga täna on Eesti Laulu finaalipäev. Et lihtsalt, et see osa ilmub niikuinii, on ju. Isegi kui te mingi disklahvi saate või... Miks me peaks saama? No ma ei tea, te olete ju siuksed pahad poisid, et näitate valele producerile, näitate niimoodi. Munni. Jah. Ma arvan, et neil on meid vaja ka nagu. Jah. Tere jälle, sa oled jälle mingi liiga enesega. Yes, me saime klipi kätte. Nice. Kaarit, teeme lühikese nüüd. Rohkem polegi vaja rääkida midagi. Ehk et ükskõik, et hommik, õhtul näeme, kuidas läheb. Mis vibe on? Mis sa vaatad? 14.02, mis see on? See on Daniel Levi Viinalassi merch. Tead, mis kuupäevas välja tuleb? 14.02! Väga haige ju. Glitch. Türa. Väga putsis. Häälete keeste väga meie poolt. Please. It's a sign. Tead, mis meie hääletusnumber on? 914.02. Ei ole? On küll. Kuidas te nii saite? Kui ongi. Meie hääletusnumber on 970.01, eks 907.001 või 900.700 01, ei, 701. Ei ole, 3-0. 7001. Kas te... 9-0-0-7-0-0-01. Ma võib-olla viitsin selle panna kirjeldusse kirja, aga vist pole vaja mingi overlay. Me võib-olla viitsisime siia tulla. Võib-olla võiks. Mis te arvate? Pakkuge lihtsalt. Ma olen etteruttavalt, ma olen tegelikult, ma ei ole mingi prankmees, ma ei ole siuke nõmetseja, aga lihtsalt pakkuge, et mitu Eesti Laulu finalisti nagu enne ära ütlesid, kui teie ütlesite, et te võite tulla täna siia saates. 0. Ja ma arvasingi, sest miks sa peaks kutsuma, mis sa Olliga räägid? Vanilla Ninja Olliga eyelinerist täits. Ma nägin, tal oli üks väga lahe võrksärk, kus ta oli nagu rinnad ära ka, et see nägi nagu ta oleks bra ja siis võrksärk. Nibu cover lihtsalt nagu. Ja. Hotti. Ja siis... No, kas tegid ainult nöpiga veel või? Ei ole teinudki. See te olete kahjuks, et ma ei jõuagi rohkem teha. Ja sa tegid nöpiga? Ma nöpiga tegin siis, kui tal staadioni kontsert oli mingi Vabarna, tuli ka loivas kaasa. Ei, sul oli... Ei, Miikael tegi nöpiga. Sa ei teinud või? Meil on hästi sarnane hääl, võib-olla sa lihtsalt kuulasid neid. Et sa võib-olla ei viitsi enam neid highlight-reele vaadata. Jah, te olete ainsad. Nii et selles mõttes võib-olla... Sa võiks kõrgemale sihtida kava peal.
ma arvan, Nepp oleks tulnud. ta tuleks igale poole, kui tal midagi pussida on. Ütleme nii, et oleme näinud. Ja tegelikult ma tahaks, et mul oleks see Nööpi drive olemas, et kas või nagu seda pussida samamoodi, nagu ta oma džinni pussib. Nagu. Ma lihtsalt heal juhul 1 klipp kuus nagu. Seal džinni puhul on palju rohkem haarata kinni kui... Ja pluss seal on partnerid tal ja mingid päris tootjad ja... Vaata, kuidas te toodate seda? Tähendab, meil on ka, meil on väga suur business. Business, jaa. Isegi osaühing on regatud ja... Ega tead, ilma ei saagi teha midagi. Kus jonks oi? Jah. See päris hea. See oli Hendrik Punso mõte. See ongi põhimõtteliselt kogu podcast on lihtsalt Mullivee promo kanal. No, lahe. No, haige. Kuule, mis teil seal, teil on see, võib-olla räägin sisse ennast, te ei ole ju enne käinud Eesti Laulul? Ei ole, me oleme mingis vaheaktis 2023 alguses. Aga mis see... See ei olnud Eesti muusika auhinnad? Need on ka mingid... Ei, see oli, kui see Viimsi Artium oli, on Viimsi Artium mingi või Aatrium mingi Eesti Laul oli siuke või? Seal või? Ja, poolfinaal oli seal. See oli see, kui Olli oli esimest aastat ja seal oli Peedveters ja Aalika võitis, see oli see aastat. See oli juba 2-3 aastat. 2023. Jah, siis teil veel seda Schlagri albumit ei olnud, siis teil oli veel see... Siis me olime kõige raskemad ka, mis me vist kunagi ole. Ja ma olin nagu, see oli jaanuaris vist ja mul oli esimene kuu nagu dieeti. Ja siis me Sirelpuuga leppisime kokku, et ütles, ma olen ka dieedil, ma mingi nice, davai. Ja siis me nägime mingi 4 kuu pärast, ma olin 50 kilo alla võtnud, ta oli 10 kilo juurde võtnud. Lihtsalt huvitav mõte selle dieedi jutu peale, et kuidas teile sellised inimesed meeldivad, kes spekuleerivad avalikult, et kes Ozempikut on teinud? Mul tuli lihtsalt su klipp meelde, kus oli see, kes oli Piret Oli või Mari Karel. Ei, no mis ma arvan. Ei, no mulle need meeldivad. Või no, et kas sa tahaks küsida, et kui halvasti sa tahaks öelda nende kohta? Jah, põhimõtteliselt... No, nende piilik. Lihtsalt nagu... Tere, aga me spekuleerime, kuidas mingi naine sünnitas, kas tal oli kuradi keisrilõige või mitte. Vaetele ju sünnitas. Ainukesed asjad, mis naiste puhul võib öelda välja vist, tundub, et see on näinud piisavalt. Vaata ette, mis sa nüüd ütled. Ma olen mitmele öelnud ja nad... Neil on nokk. Neil on nokk, et panid uued tissid või? Kellele sa nii öelnud? Ma vaatan, et ei. Keegi oli, kuskil oli, keegi oli pannud ja siis mu sõps nagu läks, mingi pidu oli ja siis ta läks kallistama teda nagu ja siis kohe nagu oli nagu, hei, kas sul on midagi? Ja see on kindlalt mina. See, et sõbra tanki praegu. Üks sõps käis, vaata. See oli see valge Tigran. Tigran ongi valge, alustame sellest palju. Jah, täpselt. Geenitest ütleks võib-olla teist. Ta on jumala valge, raun. Aga mõtle, kui Tigran läheks sinna Sind otsides saatesse või mis, ei mitte Sind otsides või mis on see... Miks see keda tal otsida on seal? Ei, nagu see, et kus su juured on või mis see saade on rännates su juurte juurde või mis ta oli see? Ma ei tea, et süke saade, ma tean, et Eestis tehakse seda, et seal on see, mingi saade oli Anna Pilli oma ja mõtle, kui ta seal saab teada, et tal tegelikult pole üldse Armeenia juuri. Ja siis ta kujutab ette iga kord, kui ta N-pommi ütles. Et see on chill ju. Ma ju võin. Aga ühesõnaga esimest korda Eesti Laulul ja mis seal praegu on? Kas see oli teil okei või? Sest mul tuli feedi, kuidas üks teie back-up laulja vist postitas, kuidas te proovi teete mingis saalis. Kas see oli teil approved või see oli nii, et nagu nahvi sa sükest asja jagad? See nagu, see ei nagu liikind, mitte midagi. See näitas, et me nagu peame viisi veits. Ja, et me harjutame. Ja, see on hea ju. Aga see on proov, see oli see nagu, sa nagu laulad seda sisse, siis nad teevad live mixi sinna peale nagu igale mikri reale nagu. See prev-set. Nagu, et siis on live'is nagu teatud timestampil tuleb, ma ei tea, mingi Kaja juurde, mis iganes nagu. Nad ei teegi live'is kõik. No miks see mitte? Ja seal on nii palju neid reegleid, mis saab olla, mis ei saa.
ma tahaks seda, kõik ütlevad, et mingisugune ürituskorraldus on mingi närvesööv töö või mingi stand-up on mingi haige eneseületus ja mingisugune benžihüpe on ju. Ma tahaks täpselt mingi Eesti Laulusuguse show mingit helimeest näha. Sest tavaliselt Eestis on nii rahvastatud see osakond. Ma arvan, et see on lihtsam seal, kui olla lihtsalt mingi organisaator või mingi ma ei tea. Vaata ettevaatlikult sul heli keeratakse putsi show ajal. ei, nagu selles mõttes, et sul on 12 täkti, on ju, sul tehakse nagu, sa teed oma kõrval selle miksi seal nagu ühes proovis nagu ära ja siis sul ei ole nagu üks helimees nagu mingi Võsu rannafestivalis üks vend jookseb sulle fohkist, toob kõrdi mikri ja podi ja siis jookseb tagasi. Täna hommikul käis seal mikriga keset saali me üks päev eelmisel suvel leidsime Kristeliga, kus mõtlesime, et lähme Võsule pohhui, see on mingi tund sõit on ju, lähme puhkame täpselt päev enne rannafesti ja seal oli täpselt see terve päev lihtsalt oled rannal ja siis tuleb see, teeme trummid ka see on väga vajalik, aga ma ei tea. Ja ei, nagu seal, see on nagu terve, nagu läksime siin lava taha, siis see oli pikk laud ja siis mingi 5 erinevat venda, üks annab sul mikrid ja podid, ühele saad tagasi sidestada, kas sa tahad kõrvas midagi muuta. Aha, ja. Siis mingi mõned tüübid veel, me ei tea midagi. Palju tüüpe, ei tea, mis nad kõik teevad. Ja siis on veel eraldi nagu front of house ka, mulle tundub. Mis see tähendab? Nagu helipult, heli see boks, vaata, mis seal nagu keskel, kui lähed kontserdile, siis on see mingi Saku Telk, vaata. et seal, kui sul on nagu mingi jaotatud töö nagu, see on lihtsam, kui sa pead olema see mingi peaprodutsent, vaata. Vaata, et on mingi 20 meili mulle saatnud, vaata iga päev. No nii, ongi käes Eesti Laulu nädal, vaata. Ei toetanud e-maili läbi või? Aga sellist asja kõrvalt nähes on küll see, et nagu ma vingun kogu aeg, et ma fucking vihkan, kui keegi helistab mulle. Ja keegi ütleb selle, et saab kiiremini aetud, siis on kõik selge. Mul on mälu nii siit, mulle ei jää meelde, mis telos rääkisid, pane e-maili. Aga kui on tõesti Eesti Laulu peaprodu oled, siis vist veits ei viitsi nende e-mailidega vist, seal on pigem see, et kuule, putsis on, teeme kiirelt ära, said aru, klikk, edasi. Ja neil omavahel ilmselt on, aga nagu mingi infot ikka edast meilis. Aga ma olen nii udu praegu selle Eesti Lauluga, nagu, et nii palju infot on ja nii palju asja, nagu, mida ajada ja siis ma nagu tänuväärt on nagu Kaspari nagu töö, mis ta teeb nagu, et ajab meid taga mingi 20 korda, et kuule, hei, et see Neit Erik Nestor tahab, et sa täidaks mingi ankeedi ära, et ta kirjutab 5. korda juba, et sa viitsid või? Ma mingi oih, et see ei ole see, et pane meili mulle, pane meili, ta panigi algus meili selle, ma ei näinud seda. Kaspar, see Koppel, just. Oota, kas te olite ka selle, mis nüüd tuli mingi uudis, et läheb kinni mingi asi või? Olime, oli seal see seos ka? Teine plaadifirma, meie liitumise järel sulgeb Eestis kontori. Järgmisena kurvad uudised. Here we come. Aga see on jumala hea mõte, sest et eks see kurvad vist on ka mingi tütar mingi asi või mis iganes, aga see on bränditud jumala hästi, selles mõttes, et see on just kui see on nagu see Playground Music, aga seal all see on nagu Soomes mingi indie label, et mingi oota, aga nüüd ju polegi kuhugi mujale minna, ainult sul on kuradi Lõhmuse Moonwalk või siis kurvad uudised või on veel Dix. Dix on siis on mingi mis see on see? Far. Nad on vistki ma ei tea, mis nad teevad. Publisher või kirjast, ma ei tea, kas nad Fari rendivad stuudio. Siis on kas see Eero, kus ta on mingi sa kindlalt tead? Ei tea, nüüd ei tule. Mingi Suno AI, mingi label, mingi kuradi. Mis see oli, kus Eero on? Ma tean, ei see kõlab nagu Dix oli minu meelest või Far. Dix ja Far vaheline mingi nimi. Surfer. Äkki oli? Surfer. Minu meelest tegi F-täega. Ülihea podcast. Vahet ole, no siis legendaarne Records. Jaa, nad midagi muidugi ju. Ja siis
jah, Pirados ei ole rekord, sest väga hea pusa saad sealt, chill, hästi. Mis see üks label oli, mis vaata on stuudioga, kus mingi papa ja päädelt vaata troppisid vahepeal? Royal Tigrani Ferrari on ka selle alt. Siis kui me juba hakkasime vaikselt mõranema. Ja kui Te oletegi vanad klišeerike Max. Siis kui producer Kapatul ei olnud väga aega räppi teha, siis Tigran läks. Need pildid olid sul ette või? 2 esimest. Pärnu Maranda oli ja üks teine ka. Pärnu Maranda. See on suht hea laulda nagu isa lemmik. See on koomiliselt Kuule, sellest võiks mingi uue versiooni teha või? Varsti ongi 10 aastat. Tee järgmine veebruar, tee vabalt. Või tee kohe, ma ei tea. Pärnu Maranda. See oli leke reaalselt. Ja mis veel oli? Siis oli, tal tuli Ferrari, aga seda ei teinud mina. Siis meil oli üks Vagina laul, mis on nagu kirjutatud nagu väga austatud Kiina. See on Eesti kõige suurem one hit wonder. Võib nii öelda, väga kindlalt. Ja mingi Scorpion oli, aga need olid sellised veidi obskuuremad asjad. Ja siis see oli fännidele. Ja siis me tegime võib-olla selle vea, et me hakkasime kohe nagu esinema mingitel kuradi erakatel ja kuradi Pühajärvedel ja siis ma sain seal aru, et mind nagu üldse ei koti see kuradi räpis. Te olite ju kuradi Weekendil 10 000 inimest nagu. Kes? Joo, tooge Weekend tagasi too. Please, jaa. See Beach Grind on ka tore, aga see ei ole päris see. Ei ole, mul on Beach Grind sokid. Mul on Beach Grindi jobi sokid. Et see nagu, jaa. Mida? Neil ongi nagu jobi sokk või? Literaali on oma kas. Ätele. Joosepi jobi on. Ei. Türa putsi booking läheb cancelis. Või siis Kaarel, kõik teised korraldajad. Ei pea ainult olema see. Nii, okei. Aga mis siis, ma teen ühe Anu Välba küsimusega, on siis mingit suurt lavashowd ka oodata või? Kus te inspiratsiooni saate? Just. Või see on tegelikult ju, oota, täna, ehk siis kui see ilmub täna on ju. Tõenäoliselt praegu siis juba käib ju see mingi peaproov, kuhu saab ka piletid osta või? Peaproov on vist päev enne. Läbimäng. Läbimäng. Ma ei tea. Kas te hoiate seal ka silma peale? Ma sain teada nagu teil siin, et meil on homme hommikul ka. Kas teil on seal, hoiad silma ka peale, et kui palju müüb või? Või see teid ju ei koti väga? Mis müüb? Palju saal müüb? Nagu finaalis on minu meelest tribüün on nagu sold out. Ja need fännitsooni piletid vist on veel. Aga ei, ma annan seda täiesti sold out. Ei, tore ju. Tead, kuidas hääl värises täna proovis. Nagu teed niisama proovi seista, see on üli chill, laulad ilusasti ära ja siis lihtsalt õhk saab peale esimest kuradi 3 sõna otsa lihtsalt nagu. Te läksite kuhugi mingi, ma ei tea, breathwork juhendaja juurde ka keegi, kes Hääleseadet Mait Mikkusar tegi. Ei nagu me laulame muidu ära, aga lihtsalt nagu see alguses eestet korda uus lava, Adrekas nagu, siis tõmbab kohe täiesti nagu teeme esimene läbimäng, siis käib see laul number 1. Ja siis on tagasi. Putsi teete essad ju, ja. Laul number 1. Ja siis teeme ära ja kuradi body back kogub nahku ilmselt selle kuradi kõrva otsast. Pange pausi, läb pausile. Ja meil mõlemal kukkus body back. Ja, mõlemal korral. Ja siis korjad seda üles, paned tagasi, siis hakkad kõndima ja siis see esitas. Aga mis see emotsioon oli, kui saite selle, et te essad olete? On see just hea, nagu saab kaelast ära või? No kui me teeme paremini kui kõik teised, siis on nagu ülihea, sest nagu kõik teised on sitadel. Pakku, kes peale meid on? Oota, mul... Kas see on Olli või? Ei, Robert Linna. Davai. Ja meil on väga sama backer ka. Okay. Ehk siis see kontrast nagu, see on üks kõige energilisemaid laule versus kõige nagu mingi ukulelem laul. Et selles mõttes on nice, et kui meil oleks nagu ballaad ja peale meid oleks Olli ja siis see järjekord loeks. Aga kui ma nagu Redditit lugesin Eurovisiooni nagu fännid, nagu kui saadi teada see esinemise järjekord, siis nad kõik hakkas kohe arutlema. Et Eurovisiooni kontekstis see vist loeb nagu mis esinemise järjekord on.
ja et siis osad olid mingid, et Vanilla Ninja 11-ndana esinevad, et see pidi ülihea nagu sealt vist on võitjad tulnud. Ja mingi 2 korda. Aga et ma ei tea, ma ei usu, et see nagu loeb väga, et meil on just nagu meil on suht epic nagu show, me võtsime mingit lisa, mingit büro ja asju nagu ma mõtlesin, et sa hakkad ütlema, meil on lisa LED-id. LED-id on ka seda. Mingi mänguritool. Et meil näeb ju nagu lavashow eriline välja ja meil on ägedad kostüümid. Meil ei ole lihtsalt mingi viisakad riided. Aga kuidas Eesti Laulul on? Ma tean, Eurovisioonil sa ei tohi vist väga mingit voksi efekti kasutada liiga palju või? Tohid ikka, seal ei ole autotune olla ja sul nagu need voksi back'i read, vaata, lasid stemmidena välja ja siis nagu, et sul ei tohi näiteks oktavis olla nagu mingid duubleid või nagu lihtsalt mingid voksi duubleid, et harmonsid võivad olla ja lühikesed fraasid näiteks, kui on mingid ad-libid, vaata, või mingid nagu... Ma tean jah, ad-libid. Ma isegi tegelikult seda ei teinud. Kes? Aga ehk siis selle Yo-Ho saab kätte mõnusalt, jah? Ja meil on 4 back'il olid ka, vaata. Nice. Ja need on kõik nagu lauljad. Lauljad. Erinevad meist. See on jah. Kas proovide ajal on tulnud keegi mingisugune Reds Idol, nagu ma ei tea, kes teil võib olla sealt gängist, Vanilla või Stig või... Nimeta, kes meist saab meie Idol. Või Olli või... No täna oli siis mõtlesin nagu ilmselt saalis on proovi ajal nagu inimene, kes just järgmisena esineb või midagi. Et kui Ollil on proov kell 6 ja meil on vaata kell 2 päeva, ma ei usu, et ta seal on. Igaks juks. Meil on üks proov olnud. Täna just me tulime sealt. Või no me oleme iseseisvalt teinud, aga oli küll, kui me käisime seal raadiomajas tegemas. Slenna ja Sven Lõmmus tulid oma asja meie ruumist võtma ja siis ma olin aga ütlesid ka, et kas lahe lugu, loodan, et kaotate. Edu teile. Teie sama. Mega huvitav laul, ise ei kuuleks, aga ei nagu ülilahe on nagu või et nagu panime sinna Eurokale nagu enda loo kirja ja siis nagu mõtled, et 5 minust ei osale see aasta ja Tommi Cash ka mitte, vaata, et ma ei usu, et Nublu ka, vaata, et siis kui palju konkurentsi saab olla, siis tuleb 12 lugu välja. Vanilla Ninja, Grete Paia, Keter Jaani, Nöpp, Olli. Nüüd see oli diss, vaata, kõikide teiste vastu, keda ma ei nimetanud. Aga nagu inimest, kes on nagu Eurovisioonil käinud ja mingi Sven Lõhmuse kirjutatud lood ja siis korra mõtled mingi, türa, meil on üli hea lugu, meil on nagu enam-vähem suur nimi, no mis saab valesti minna, no kõik need nimed. Ma kellegagi rääkisin ja siis ta uuris, et kuidas Eestis on, et kas Eestis on ka see Eesti Laul on ju tõenäoliselt sama nagu et Eestis on see Eesti Laul üldse mingi teema või Eurovisioon, see on pigem siuke asi, mis sa nagu lihtsalt järgmine päev saad teada, kes võitis ja kedagi kotti on ja siis ma hakkasin mõtlema, et üldse ei ole nagu Eestis on nagu see ongi crème de la crème kogu aeg osaleb, see ei ole mingi vanade, ma ei tea, kustunud tähtede mingi asi, et me oleme Eurodance veel, vaata, teeme ikka. See ei ole üldse mingi, kõik tipud kogu aeg. Palju nagu eelmine aasta finaali nagu seda võitja kuulutamist vaatas korraga. 200 tonni. Teab palju Eurovisiooni vaatab. 200 milli. Ma olen nagu, Olli, mine. Ma ei taha. Mine reaalselt. Aga kas teil see oli mingi, et umbes jäi sellest klubslaagrist lugu üle ja või mis see on, või see on liiga trade secret või tuli ikkagi eraldi või ta? Miks küsid? Et kas see oli nagu nii, et okei, Jolly Roger, see ei mahu meile laagri albumile? Me tegime nagu campi ja siis, kui see beat tuli, siis ma olin nagu, see kõlab nagu mingi lugu, millega Makedoonia läks 19, vaata. Et siis nagu juba klikkis see nagu, et tavai, no mitte tavai nüüd kirjutame nii, nagu me läheks Eesti Laulule sellega, aga et kui see lugu sai valmis, siis nagu no see on suht erinev ikkagi albumi materjalist. Et see on nagu, see ei ole nagu nii experimental selles mõttes soundilt, või et see on nagu ikkagi
nagu väga poplugu. Korra ma mõtlesin nagu, et et siis kui me veel ei olnud nagu otsustatud, et kas minna Eesti Laulu või mitte, et siis nagu ma mõtlesin, et äkki see oleks lihtsalt nagu singlina ka lahe nagu, et võib-olla ei taha sinna Eesti Laulule minna. Aga siis tuli nagu, et see on nagu ülejääk albumist. Ei olnud. Ja meil oli teada see enne albumi tegemist, et kinda, et plaan oli Eesti Laulule minna ja siis see kinda. Nice. Aga seal teie looga küll seda ei ole. Ma lihtsalt olen mõelnud, et umbes mõtle mingi 3 aasta tagusele Eesti Laulule ja siis umbes nimeta 3 lugu sealt. Siis on nagu, et seal on väike siuke asi, et see nagu, kui see on Eesti Laulu laul justkui, et tal on suurem chance, et ta kaob nagu ära koos konkursiga. Aga teie omal on nagu, esiteks te olete siin, me ei saaks seda öelda. Ülia näide on, vaata, Ann-Marleni Külm, vaata, et see ei 3. Aga see on nagu ülisuur lugu ja see nagu, ma ei tea, on suurem ju kui see Andrei Savakini ja Kelliga Rita lugu, mis seal jäi teiseks. Et peale seda nagu see lugu ma ei elanud, aga Ann-Marlen Külm on nagu mingi haige aastahitil bängerna. Vaatajatele siis, mis see sõna on? Engagement, üleskutse, kommenteerige, mis Eesti Laulu laulu te ei mäleta. Kuhu nad kommenteerivad Spotify's? Nagu YouTube. Vaat siia kaamerat. Seal on kaamera, näed. Hello. Oh shit. Aga see, kas teil on üldse nagu selle klišeerik ja Maxi ajal? Ma lõikan selle pausi välja. Klišeerik ja Maxi ajal. Kas on siuke olukord, kus eellugu see, ma kuulasin ühte podcasti ja seal podcasti üks saatejuhtidest küsis selle küsimuse, nüüd ma rotin selle küsimuse, sest oli põnev küsimus. Et kas teil on tulnud karjääri jooksul nagu mingi enda iidol, miks ma enne iidolitest rääkisin, mingi enda iidol ütlema, et kurat, see track oli, see on hea, või et umbes head asja teete ja sa tunned ära, et ta ei ütle lihtsalt niisama seda nagu, sest ta läheb pärast neid peale. Mis me siis vastasime selle? Ei, et mitte, et isegi, et mida te vastasite, vaid kas on olnud üldse siukest olukorda nagu, et või on kõik nagu... Ei, aga et sa ütlesid, et keegi küsis seda? Teist või? Ei, ühest teises, mitte, et... see oli... Siis see oli küll ebavaja. Lihtsalt küsis. Ma olen lihtsalt nii läbipaistev inimene, et kui mul on kartus, et keegi äkki surub mu nurka ja ütleb, et seal ühes teises podcastis, mis on Ameerikas üldsegi, küsiti samasugune küsimus, ma ütles, kas sa siin plagiaadid, siis ma ütlen enne asja välja. Ehk täiesti teiega mitte seotud podcast oli see. Sul on midagi või? Eesti Lauluga seoses on küll väga palju või mitte väga palju. Eesti Lauluga või niisama? Ei, niisama ma ütlen, et ma ei tea, kuskil kannukõrtsus või... Reket tuli EMA ähtekil ütles mulle nagu, et andis käppa, et thanks, et sut ainsana paned nagu Eesti mussis üldse midagi nagu tundma. See oli nagu, et kui ta on nagu artistlikult nagu suur eeskuju, siis see mõjus nagu palju tugevam. See oli selle lastel. Näen, et mingi bänger lugu. Bänger! Ei, kuulasin ühe korra, bänger. Ja Puulubi Ramo annab kogu aeg pep-talki. Te peate ära võitma selle, te peate selle ära. Tehku trenni. Türa, ta on kõige parem laul. See on kõige parem. Kus te hängite siis nii tihti? Ta on Kurbade kontoris vahepeal. Ja Universali matustel oli ka. Ja EMA äftekil ka. EMA äftekil. Lihtsalt nimetasin kohti, kus Puulubi Ramoga on käinud. Ei, et tänab ägedat nagu pep-talki, et Eurovisiooni osaleja nagu, et siis. See EMA-ga seoses. Mis sellega on? Ma olen hästi kogu aeg mõelnud, et kui mingid tuttavad artistid hakkavad mingi musavideo tegemise üle pead valutama panema, et okei, meil on vaja musavideoga teha, siis mul on alati SAS-is, et nagu miks praegu üldse teha musavideosid, on ju? Mul on nagu see kogu aeg on. Aga siis, kui Kermo sai selle võidu, aga siin mujal ei nomineeritud, on ju, siis ma nagu klikkis ära, et okei, see on jälle mingis mõttes ta on üks meedium veel, mis sa võib anda juurde nagu, et selles mõttes tuus, et EMA-l nagu veel loositakse sellist asja välja. Sest muidu veidi on ju see, et praegusel ajal lihtsalt, ma ei tea, TikTok tants on vana asi, aga et teedki lihtsalt lip-synci ju TikTokis ja tegelikult seda, et mingi paneks 10 kilo mingit sponsori raha musavideole, nagu siis on nagu see, et why?
vähemalt mul vahel on sa saad artistina ennast väljendada see on hea oleneb nagu kui lihtsalt see nagu raha tuleb aga nagu et mu jaoks musavideo on ikkagi nagu see annab loole mingi konteksti nagu see visuaalne pool et ma tunnen et see on nagu vajalik isegi kõik label'i olnud ütlevad et türa see ei ole mõistlik ma teen nagu siis ma olen nagu ehk siis sponsorid olete ise pidanud leidma tõenäoliselt me oleme nii retsid nagu Nepo Baby'd selles mõttes nagu meil on lihtsalt nagu mingi nagu no et kui unis on nagu Kaspar, kes nagu siukse asjaga tegeleb mega hästi, siis sul on nagu kurbades kohver nagu, kellel nagu kõik valla nagu, et ja unipett on nagu 50 tonni olemas, võtta päev enne võtad. Te saate nii palju või? Te saate raha. Te saate raha. Sa said sildi. Ma mõtlesin, ma saan lihtsalt neoni. See on nii lahe, valgustab ka samal ajal. See ongi see või? Red Bull annab sulle külmkapi. Ei maini. Tere, see pistist on nii noh. Kõik perse. Jaa. Aga olid sa siis päriselt pettunud temas või? Või sa tegid lihtsalt väikse kampaania? Kampaania? See on nii potsis, see ajas nii närvi nagu, et ma teen ühe story, vaata. Mingi... ja siis tuleb kroonika, et Germo Murel näitab välja, väga kuradi, ta on väga solvunud ja väga kibestunud. Henri Kõrvits rahustab maha teda. Reetsis. Aga mul kellele ma rääkisin, Rogeriga rääkisin siin samas, et mulle tegelikult see meeldis isegi, noh, see kõlab sitasti, aga see, ei, lihtsalt hunt vingus ka kuskil vist. Shut the fuck up, ei, oota, kuula lõpuni. Oota. See on üks vend, kes sinna vestus ja tegelikult. Shut the fuck up. See näitab seda, et võib-olla see EMA žürii on nagu EMA žürii on nagu objektiivselt nad võib-olla ei erista ära erinevaid muusikaid, et nagu äkki nende kõrvus ongi nagu hunt ja Germo on sama, äkki. Ei, ma ei usu. Et nagu, et muidu oleks olnud see, et kui sina oleks saanud nominatsiooni, siis oleks hunt saanud nagu võimu juurde, et okei, et mingid pealinna tüüpe teevad, on ju, ja tema kõrvus on see umbes, ma ju teen ka Germo mussi, on ju, et miks mind ei nomineerita, et see on mingisugune pealinna boss koorekihi üritus, aga nüüd, kui sul pandi ka nagu justkui uks kinni eest, siis on see, et neil on pigem nagu see, et sellist ei taha. Jaa, sellist ei taha, aga mind sinna üritusel oli jumala okei kutsuda esinema. Siis sobib. Aga ma ei tea, selles mõttes, kes need üldse on seal nõukogudes ja žüriides ja... Nõukogudes. Jah, äkki on mingi Arvo Pärt ja... Jaa, kindlasti, jah. Seal on mingid mubad ju täingid, ma arvan. Aga samas oli mul nagu mingi kolleege, kes ütlesid, me kõik hääletasime sinu poolt. Mitte piisavalt, täpselt, teeme, noh. Ei, mul on, savi, minu arust nagu see lõpptulem, et ma sain nagu selle rahvahääletuse ainult ühe nagu on parem, kui ma oleks saanud mingi aasta laulu nominatsiooni ja siis selle kaotanud. Et nagu, et nagu ma olen nagu veits menetlenud oma peas, et kas see oli nagu, et nagu see parem muisavideo kategooria rahvahääletusse. Esiteks, mis on nii loll, siis miks nagu see võiks olla kõige, ma ei tea, suvalisem mingi teine kategooria, mingi aasta folkalbum või mingi... Kõige seksikam mees. No, vaatame, kus seal läheb. Aga et kas see oli siis nagu rahvahäälet, kas see toimis kui nagu, et kas inimesed saatis musavideot hääletas selle järgi, sest et kui ma ei oleks seda pushinud oma sotsmeedias, siis nagu see ei oleks nagu võitnud. Et kas nad hääletasid nagu artisti poolt, kas see lugu meeldis neile rohkem või see musavideo, ma mõtlen seda, et see oli nagu fusion sellest, et see ei ole nagu jah, et see musavideo sai tunnustatud, aga et nagu mina ja mul laul seal ka. Ka ma seda acceptance speech'i ma ei vaadanud, aga kas seal ikka tegid õigesti selles mõttes, et võtsid kogu au endale, on ju?
et režissööri ei maininud. Ütles, et thanks. Ma olin, miks te lavale tulite? Nad olid kohal või? Ja. Produtsent ka ja operaator oli ka laval. Aga kes seal oli see A-Cube või? Ei, kes see tegi seda? Kas see ei olnud? Oota, kas ma olen sassi? See oli Getshot ja Mike Palm oli produtsent. Okay. Ma mõtlesin see, kes vahepeal 4-5 aastat tagasi tegi kogu aeg üks Jüri Belov. Jah, et ma mõtlesin, äkki see oli see tüüp. Ei olnud. Selge. Ma jäin selle peale mõtlema, et aasta kõige seksikam mees žürii hääletusega oleks väga putsis. Seal lihtsalt mingi 50 venda, kes vaatavad. Seal võib hunt saada, ma arvan isegi. Kusjuures jaa, aga me ei ole... Tal on kogu aeg prillid ees, me ei ole ta silmi näinud vist. Sa oled hundi silmi näinud. Sa oled hundi silmi näinud. Pane Google'sse Andrus Muld. Have you ever seen the eyes of the wolf? Mu sees on tõeline hunt. Sigma. Täitsa päris iga pildi peal, mis Google'is on. Okei, teine pilt on ilma kohe. Okei, vist ei ole. Üks on tal AI-ga ka tehtud. See... ma hästi palju saan teie kohta teada, mingist kuradi TikTokist tuleb ette, ma olen nagu cool, vaata. Ma tean neid äppe, on ju. Ja siis Eerik, sinu omal kunagi tuli see, et keegi oli sind dissind, et sa oled mingi teeskled, et oled reits kalamees või? Ja siis sa olid pannud oma mingi lapsepõlve albumi. Et kas sa praegu tegelikult päriselt ka aktiivselt käid kalal või see oli lihtsalt neile, et nagu fuck off, ma tegelikult olen türa pool elu olnud nagu kuumikutes. See oli just see, jah. Ma ei ole nüüd käinud mitu aastat. Peaks minema, see on fun. Tegelikult nagu, see on fun, kui sa nagu need kalad ära sööd, aga ma ei saa sellest aru, et inimesed hobi korral nagu, jah, ma panen sellele elavale tüübile konksu kõrri ja siis viskan tagasi, siis läheb ellu, see oli nice nagu. See konks tuleb nii hästi välja, et on võtta pahupidi mõde. Tule sa oled liiga väike. Võtame nahhui. Ma ei tee isegi pilti. No tee üks pilt. Come on. Üks pilt. Come on. What the fuck, klišeerik või? What the fuck? Aga selle nagu mingid gatekeeperid või nagu need kes ütlevad, et sa oled poser, kalamees. See on nii haige, mul on rahvalaulu musavideos Apex Twin'i pusa, on jah. Nimeta 3 lugu, jah. 1, 2, 3. Ja mingi vend paneb mingi, türa mingi New Gen tuleb, rikub Apex Twin'i ära. Ma olen mingi, türa, ma tean Apex Twin'is, sitaks kaua minna. Rohkem kui sa ainus oled olnud. Oled üldse Half-Life mängid. Ma tean, et Apex Twin sample'is Kanye't. Ja ma tean, et vanemad on rikkad. Täiesti vastupidi, kõik faktid valed. Haige. Aga see Apex Twinist rääkides, või sa mainisid, mul jäi ma mõtlesin, kindlalt on see kuradi Window Licker või mis iganes, et see on see kõige tuntum lugu, on ju. Aga Spotis on kõik need klaveripalad. Ma muidugi ei tea, ma ei ole researchi teinud, kas need on originaalid või need on lihtsalt mingi vinyl scratch heli peale pannud, sample'd mingid vanad klassikad või... No originaalid ikka. Originaalid, jah. Selections. Ja siis ma olin nii fucking pettunud, et ma enne olin nii, et see on see, mida Kanye kasutas. Ehk siis ma nagu olin nii, et ma teadsin Window Lickerit ainult. Ja siis läbi Kanye oli nii, et siis hiljem nagu sattusid peale, kuuleks Window Lickerit, mis fuck see on mingisugune mitukend milli rohkem kuulamisi kui Window Lickerit paned peale, siis fuck, türa, nagu siis, kui oli see meem, et kui Paul McCartney ja Rihanna tegid Kanyega loo, et siis oli need kommentaarid. Oota, miks nemad tegid Kanyega? et niipidi oligi, siis olid paljud ütlesid, et this Paul McCartney is gonna blow up. Et shout out Kanyele ja Rihannale, et ta annab uutele tulijatele platvormi. Ja. Te olete nüüd pikalt Tallinna poisid või sa oled, Erik, sa oled Soomes üldse? Ei, ma olen ka Tallinna poisid. Aga kuidas siis, kui te võtaks nüüd niimoodi regionaalselt, kas kuidagi nagu Sakust tõuksiga sõita on veidi teistmoodi kui Tallinnas? Ma ei tea, Tammekas pole proovinud veel. Tammekas pole proovinud. What? Ma tunnen, ma olen see anks, ma ei saa sellest lingost korraga. Ei, et kas nagu see Saku elu on siis teistmoodi kui Tallinna elu või? Mis seal erinevused on peale suuruse nagu? Ma ei tea, Tallinna 20 minuti kaugusel. See võt kõige suurem erinevus nagu välja lihtsalt. Saku areneb räigelt.
ja see on nagu seal nagu linn, no et seal ei ole nagu, seal ei ole valgusfoore. Aga kas see muutub see on nagu mõnus, see on nagu veits nagu Karlova, vaata. Siuke, aga ilma nende puumajadeta. Nagu normaalselt nagu jõukate inimestega. Mitte mingit vaeste luuseritega nagu Karlovas. Mingi asma, vaata. Ei nagu selles mõttes, nagu sul ei ole seal võimalik auto alla jääda. Keegi teeb mingi pommiähverdust. Jah, aga see on oht, et varsti Männiku teeb selle ja siis Saku on põhimõtteliselt äärelinn või? See ei saa vist ametlikult juhtuda, aga praegu kind of juba on vist ju. Kinnisvara hindade järgi ma tean, et Saku areneb nagu teisele poole nagu Männikust rohkem. Ma elan nagu põgeneb ta. See on Männiku piiri peal nagu, et minu ja Tallinna vahel on hästi pikk mets. Seal, kus on see kuradi sõjaväe katsetusala või? Ja see Wake Park või? Ka selle vahel on mets. Kas sa oled selle Männiku tee ja Pärnumaante vahepealne ala või? Ütle, küsida tänava nime ja numbrid ka. Kus sa siis elad Sakus? Ma saan Doksile, ma saan SWAT-i. Täpselt enne Eesti laulu, oi ei, nad SWAT-isid. Kuradi kaitsepolitsei tuleb kohe. Tõesti teemaväline asi. On ju hea? Kas teil on ka, see võib-olla on see, et ma olen ainult veidi paar aastat teist vanem, on ju. Ma olen juba nagu... Oota, kui vana sa oled? 39. 39! What the fuck? Oh my god! Erik, me saame see aasta 25. On jah? Fuck. Aga sa näed väga noor välja. Sa näed nagu... Ma räägin, see on see hoodie. Ma oleks öelnud, et sa oled nagu... Näed välja sama vana kui Phil, aga Phil on vist sama vana. Phil on must noorem ka. Kõvasti. Mingi 5 aastat noorem minu meelest. Ta on mingi 90's kid, ma olen ikka 86 süüdi. Aga kui vana Kristel on? 35 vist või 36. You like him young, you know? Nagu Tigran. Sa oled nooruslik, sa pead hudi selga, paned hommikul soolaspreid juustesse. Ei, see on, kui ma jätaks... See on kiilane, on ju? Õnneks mitte, mul veidi nagu... Kui ka! Ei, ta ots ongi siuke. Türa, nüüd läks perse. Räägi, sa pead minema see vaaki või salongi ja endale permsid panema. Mul on see, et kui mul juhtub see, et hakkab minema nagu veel rohkem, on ju. Kohe, ma lähen kohe Türki, nagu mul ei ole mingit häbi ka sellega. See annab sulle, võidab vähemalt 10 aastat, siis ma hakkan juuksed ka värvima. Võtad vuntsi seest karvu. Perse vaja karvale. Minu see afro on pead jäsk. Dreadlockid. Rollerid. Nägite mul oli see aeg läks, et ma saaks aru, mis sa mõtlesid. See, et kuna me oleme suht sama vanad, on ju, kas teil on ka see, et teil tuleb kuseda enne, kui sööma hakata või? Et nagu, et on nagu nälg, on ju, ja siis tuleb toit ette ja täpselt siis tuleb kuseda. Järgmine küsimus. Ei ole, jah? Ei ole, jah. Sa oleks mind pissi häda. Kas sul hakkab tulema see asi, vaata, kus sa ei saa enda pissi enam kinni hoida, vaata vanusega, vaata, et... Prostamoloon. Miks ma võidu pusti pükse kanda? Kas häda on päivet? Võta prostamoloon 1 kapsel päevas. Ei, see oli vist Leoton 1000. Aga see on nii kurb, nagu ma selles mõttes, et... Leoton. Vend hakkab rääkima mingi terviseprobleemist, see on nii kurb lihtsalt. Ma olen veitsi... Ei, aga lihtsalt me käime... Mul on sõber Hendrik Punsa korraldab mingit sellist üritus nagu kohtingulood, kus koomikud lähevad lavale ja siis loevad ette publiku liikmete mingid kohtingulood ja siis riffid sinna juurde, jumala hea lihtne kontsept, tore. Ja ma juba tunnen, et mul on varsti fucking lugemisprilla või. Ma lähen siin alati, võtan mingi iPadi ette ja siis järsku on nagu see ja lihtsalt nagu sa võid ükskõik kui cool ja hipp oma pusaga olla, aga siis kui sa ikkagi, hakkad öösel kusel käima 2 korda ja siis ei näe raamatut lugeda ilma selleta, siis on nagu nii, et ongi läbi, jah. Ei, ma tunnen juba, aga see on võib-olla sellest, ma lihtsalt nagu olen sündinud ekraani taha, vaata. Et ei nagu lihtsalt,
loed mingi teksti ja nagu pehmed oota, türa ma kunagi oleks lugenud seda välja, vaata. See on veits. Või no ma ei tea jah, mingid nagu kui selg valutab, no okei, kui mu selg valutab, siis võib-olla nagu trennist on ja no, et siis nagu ma võib-olla õigustan oma peas välja, et no see ei ole see, et ma olen 24, ma ei ole 39, vaata, et nagu, et aga ma usun jah, et see võib hirmus olla. See varsti on sul valutab kuskilt? Ei, tead mis ma, kõik, kes on minu vanused ja valutab, siis nagu ma olen vist 20 aastat valesti elanud, ei 15 selles osas, mis te teete õigesti, et te hakkasite jõudu tegema. Et nagu reaalselt on see, et ma olin mingi kuradi endarust hipp, mingi filmitudeng, kelles ei pea trenni tegema, vaata meie põlvkonnal, nagu minu sõpruskonnal ei olnud mingi gym dudes ei olnud üldse, et selles mõttes on mega hea, et praegu mingi siuke kuradi trend on, et sa pead käima palkimas ja kuradi ehitamas lihastest, et mul läksid kõik valud ära, kui ma hakkasin gymmis käima. Enne oli kogu aeg nagu, mul kuradi elu kõige mugavam diivan kodus ja siis sellel löösutamisest hakkab selg valutama Kristel on nii, et what the fuck. Siis mõtlen, ma ei tea, mis see on, vist kuradi geenid. Sul pole lihast ümber kvantida. Ma ei tea, miks igal pool valutab, pead mingid 90 kilo püsti hoidma lihtsalt kogu aeg nagu ilma lihast. Igades aga samas nagu kas see ei tekita lihast või? Sellepärast, et nagu no nagu mul on vaata tead, siin on see perse vahe isegi nagu, aga sellest, et sa oled nagu terve elu, sa oled mingi 7-aastane, kaalud sott 30 ja kannad nagu säälte peale kõnnid. Saad aru, et sa pead kõndima nii, et sul on sott 30. Ja kui pärast, ja kui selle rasva saad maha, siis see lihas on seal all kõigil. Siin on see alles, aga vaat. Aga seda peab pumpama, et see alles jääks, muidu see läheb ära. Ega siin ei olnud sittagi nagu, no tõstad kätt nagu, aga no see on terve keha. Siis calvsid on mul. Ja siis see on nagu näist lähed oma gym brodega, vaata. Nad panevad mingi kuradi kõige räigemad pitsad ja triitsad ja kuradi rinnalihased, aga calvsid on vaata mingi kuradi sittagi. Calvsid on aga see on ka, et mis ma olen pannud tähele, ma olen nüüd veidi teinud seda gymmi ja siis saad aru, et mul on käed mega väiksed ja nõrgad. Ehk siis mul ongi nagu siin samamoodi jalad suht tugevad jälle mingi mõnusalt loivand ringi on ju. Ja siis saad aru, et nagu noh, et umbes, et lõuatõmmet hakkake tegema nii, et tee kõigepealt 1 on ju, siis proovi 2 teha, siis saad aru, et ma ei jõua järgi veel, ma pean enne tegema nagu kergemalt. Ma tegin eelmine aasta esimest korda elust lõuatõmmet. See on haige nagu. Aga jah, selles mõttes nii palju, kui ma vihkan neid fitness influencereid ja tüüpe ja kõik on nii skämmi peal tavaliselt väljas, ma ei ole veel peale sattunud mõnele, kellel on süda õige koha peal. Tegelikult ma tean väga paljusid, ma lihtsalt ajan mingit sitta. Aga ühesõnaga, meidi häirib see, et see on nii popiks läinud see gym teema ja see on mõne inimese kogu kuradi kutsumus ja elu on ju. Aga tegelikult seda on vaja nagu. Lihtsalt, et sa ei läheks nagu hulluks sellega minu meelest. Inimesed istuvad nii palju rohkem, et see on nagu ju siis vajalik ka, et see on kogu aeg teema üleval. Millal teil siis need pildid tulevad? Mul on need olemas ju. On ju? Aga vahepeal kadus lihas uuest ära, ei käinud neil vahepeal. Ja siis vaatad nagu neid vanu pilte ja siis on nagu okei, suht massive käed. Nüüd vaatad, pehme risk jälle. Aga kas teil võtsite mingi, lihtsalt hakkasidki tegema, lihtsalt juuksi hakkasite tegema ja aga tõenäoliselt ju toitu pidi ka vaatama või? Hakkasite mingi MyFitnessPal'id peale või? Ma alguses võtsin alla nagu ja siis mingi hetk lisasin nagu jõusaali, aga et ka siis ma nagu toitusin nagu defitsiiti ennast. Et ma ei nagu, see on mingi 200 grammi proteiini päevaselt nagu lihast kasvatada nagu. Aga siis mingi hetk nagu tuli see, et okei, peaks mingi siuke asi nagu protekool või? Davai. Alla võtmiseks sul ei ole vaja nagu isegi teha trenni. Just, see on mingi põhiline. Aga nagu, see on nagu, miks teha nagu niimoodi, et see protsess on aeglasem, kui teha nagu... Ja nagu super ajastus ka teil, nagu oleksite minu kombel 10 aastat oodata. Ma olen kogu aeg mingi, ma ei tea, 10 kilo tõenäoliselt tavakaalust üle olnud, et nagu, näost võib-olla pole näha, aga ega ma väga näita mujalt siis, ümber säkke, suur munn välja, põrandale. 10 kilo raskel selle pärast. Suur munn. Jäme prükkari sita õnn.
sa pead selle referentsi välja ära ka seletama. See Maiduk on mingis teises maas, kus teisel maas Saksamaal või kuskil inimesed ei räägi Praidil eesti keelt seal ja siis ta hakkab crowdis lihtsalt spämmima roppuse. Kõige parem asi välismaal olemise juures on, et mitte keegi ei saa aru, mida sa ütled. See on kuskil Praidil ütleb mingitele transseksuaalidele. Suur paks munn, jäme prükkari sitajunn. Minu mõttes kõige mõnusam roppus, mida öelda. Iga kord, kui ma välismaal olen. Ma olin Sonar Festivali Barcelonas, sa lihtsalt ütled mingitele vendadele. Suur paks munn, jäme prükkari sitajunn. Vaata, kas see oli tal kuskil Instas või see oli selle? Okei, ma mõtlesin, äkki ma rääkisin sisse ennast, et ma ei ole oma sõbra mingit reisisaadet vaadanud, kus nad Maidukiga käisid Berliinis. Puntso, jah. Puntso. Ma vaatasin seda, mul on siiamaani Puntso seal Blurby subscription, tahtsin seda vaadates, vaatad vahepeal läheb maha just 3 euri tere jälle kuradi Puntsole. Rääkisin Puntsole Ari Sünnal ka nagu, et mul on see subscription vaatast. Sa päriselt subscribe'id, see on nii haige, mis sa ei tea mitte kunagi, kes võib subscribe'ida. Mingi, no jaa, ma ei vaata. See oli üks ühele purjus Puntsa oli. See on nii haige. Paneb sulle clap-up'i, sõidab jalgrattaga. Aga selle... Ma enne sujuvalt viisin vananemisele jutu, ma ei tea, miks üldse pole kompleksid. Aga see on nagu, see on tuus, või tähendab veider on see, et see mul tuli see jutt sellest suht varakult. Ma mäletan mingid 10 aasta taguseid stand-upi bitte ka, kus ma rääkisin nagu sellel ajal siis 29-sena. Et täna ma hakkan nii vanaks jääma, mul juba valutab igalt poolt ja nagu see on mingisugune nagu siuke ma ei tea, kas see on lihtne siis väljapääs või, et kui on biti puudus, vaata, siis on, ma selg valutab, teeme, et ma olen vana. Ja siis need esireas on mingi 50-aastased nagu. Ja nagu, ma kuidagi aru saanud või siis äkki ongi nagu päriselt mingi teema, et inimestel on nagu mitu keskekriisi nagu veits, nagu et ma veits tunnen, et kui juba tulevad just nagu karjääriliselt mingid uued vennad peale, vaata, või mingid uue, nagu sa näed nagu kuulajaskonna pealt ka ära, et nagu me tegime aasta 2020 selle Maaka, ja kõik teadsid, vaata, aga nüüd, kui sul on crowdis nagu mingi 10-aastane inimene, vaata, et ei tea seda, siis on veits see mingi vitu, see on nagu meie closer. Ja kõik need nagu uute kuulajate mingid lingod ja asjad, vaata, et siis nagu ma tunnen nagu minu, et ma ei tea, et mu nagu must toetab huumorisoone peale veits ka, nagu et kõik mingi punchid, mis sa teed, nagu referentsid või mingi popkultuuri referentsid, mis sa teed, et kui need ei ole nagu samad, mis nagu siis võib-olla mingi praegusel 16-aastasel on nagu, siis tekitab ka mingit sukest nagu paanikat veits, või nagu, et me hakkame ankistuma. Ja, või nagu, aga et selle on üldse seda, et nagu okei, ma proovin nüüd täie kurssi viia, vaata, et või siis mõtlesin nagu lihtsalt keskkonnad on erinevad, kus me hängime, aga nagu me teeme ka 6-7, onju, aga noh. Ma ei vaata, kui naljakas. Sitaks naljakas. Sa näed noorem välja, kui sa naerad sükast asja teed. Täpselt, sest ma tean neid asju. Kuskil keegi tegi jumala ja jälle väikse TikToki sellest, et nagu... See on ka nii puts. Ma räägin sulle just, et see on nagu meist 10 aastat nooremad inimesed, kes on see generatsioon, kellest sa räägid, aga sa käitud meiega nagu me oleksime. Ja sa rõhutad kogu aeg räigelt need. Ma teen veiti selle peale korra. Ja, Anki TikToki. Ega seal oli tüüp filmis autosõidu ajal midagi filmis nagu, et putsi, kuidas see oli? Oota. Ma võtan TikToki lahti, panen doomscrolli veits, vaatan üle. Mingi counter pidi olema vist, sest et midagi jooksis nagu 64, 65, 66, siis 67 ja siis see mees oli umbes minu vanune, ütles, et fuck off nagu 6-7, yeah, you fucking idiots. Ja siis kui jõudis 69 peale, see oli. Sest nagu see on nii seal on sampler sees. What the fuck? Mendid tulid.
Oh shit, Glycerik ja Maxi podcasti salvestusel tulid mendid. Leidsid sa ka ketta? Oh fuck. Ära isegi ei pulli. Mis mõttes nagu? Sa võid teha kaadris ka, kui see ei arva, et sul see... Sureb ära. Aga jah, see vananemise jutt on nagu mulle hästi varakult tulnud. Ja... Aga see, kuidas teil gym bros, nagu te olete, kuidas teil see on? Ma olen aru saanud, et mis reedab selle, et mulle tegelikult ikkagi siiamaani trenn ei meeldi, on see, et mul on alati trenni lõpus hea meel, et trenn läbi on. Mitte see, et ma trenni tegin. Mul on nagu see, et ikkagi mingi on siuke, et fuck yes. Sa peaks pärast trenni peegli ees seisma, vaata, kuidas pumped oled, siis selle lõhkele. Tead, ma olen endaga liiga aus. Oi. Ma olen endaga liiga aus, sest et ma olen pannud tähele, et kui ma maika paneks jõuksi, ma käin erajõuksis, tühi saal. Golden Clubis, jah? Üks koht. Pensikatega mingi. Art Gymis käin praegu. Art Gym. Seal kunst on seina peal. Ei, kusjuures on originaal Jüri Arakud. Ma käin seal, kus kõige odavam on, sest et seal ei käi nagu neid gym brosid. See 24/7 fitness Sakus, jah? Luiges. Jaa, ta võida. Aga see, seal ma olen pannud tähele, et mul on alati enesetunne jumala hea, kui ma panen mingi toetava ülaosa rõiva, ehk siis mingi hea katiga maika, siis see teeb iga olemata õla ka veidi paremaks. Aga ma olen nii aus endaga, et ma enam ei taha panna neid, sest see on fake. See on fake ego nagu. See on vaata see, teed vaata tritsa või push-down ära, nii haige me saame siukest tõstest. Kes oleks arvanud? Täpselt. Näe, vaata, kahe väga erineva generatsiooni vahel saad ka tegema. Sama. Aga nagu siis teed selle ära, vaata selle peegli juurde, vaata siis teed nagu oleks vigastus saanud. Oh, fuck. Katsukas on pump, no mida see katsukas on suurem? Kogu aeg on see, teed ära ja siis see... Aga ma arvan, et nagu, ma küll tunnen, et see on nagu see, et nice, ma teen trenni praegu, et nagu konstantselt tunnen, et ta ei teinud progressit, tahan, et oleks progressit, saan trenni teha, et tavai tunnen, vaatan palju kalorit kulutan, tavai nice, et aga seal on, ma arvan, nagu see nüanss, nagu, et ma ei tea, kas sul ka, aga no ma olen terve elu nagu fat fuck olnud, et kui sa näed juba veits, et okei, et keha on nagu veits toned, nagu, siis see tekitab mingit nagu sõltuvust, keha tavai, et nagu... Ei, te olete haige progressi teinud mingisugune, ma ei tea, paari aastaga või aastaga isegi. Aastaga enam, nagu... Et sellist respect, I could never. You can, ära ütle. Aga tead, pärast 40 on see jama, et kui sa hakkad siis trenni tegema, siis sa lähed näost hästi palju vanemaks. Nagu see veidi siuke ponsukas hoiab veel naha siredana, aga siis kui hakkad mingi inimesed hakkad Ironman'e tegema, siis järsku oledki nagu noh. No kui sa niikuinii Türki lähed, siis mine pane botoxid kändele veits ja siis ongi. Ja kas meestel nagu, sorry naised, aga nagu meestel on jumala nagu ohutu nagu vananeda, selles mõttes nagu, et kui see nagu kortsud, no meestel on see, et nad on maskuliinsemad ja kortsud ja kõik, mis on nagu kole, teeb maskuliinsemaks ja nagu. Siis me läheme hotimaks nagu hea. Daddy. Ja see on alati veits veider, kui mingi vanem tüüp tahab ülinoor olla, siis see on mingi ülirõeldra. Mingi tüübil on see kardinate soeng, vaata see mingi fluffy hair, ta on 40. Kannab pusa ja Nike Janovskid. Nägid neid või? See on fucked up. Vaata, kas nii on parem või? Nii on soeng. VHK-d. Tulid rulaga tööle. Pennyboardiga. Mis see on, ma ei teagi. See on see väike tüdruk, väike. Plastmassist. Sa pead ekraanil küsima teda. See on väike plastmassist, see rulaga. See, ja. Pennyboard. Oskaks sellega ollit teha, oleks elu hea. Aga mul on lihtsalt see kanakitkude kõikide treeneritega, ma olen siin maininud seda enne, et võiks olla see ka variant kuskil õhus või nende õpikutes või raamatutes või nende motivational TED Talkides, et tegelikult trenni ei peagi meeldima. Et mulle jääb alati kõrva see, et nagu, et teed piisavalt, harjud ära, hakkab meeldima, tekib sõltuvus, naudid elu lõpuni, siis mul on nüüd, it's not coming. See ei tule. Ei tule nagu ma loomulikult on hea. Mis see eesmärk trennis on üldse? Ei lihtsalt, et veidikene kauem eksisteerida ja ega ma ei julge seda
no see on jah nagu pikaaegne eesmärk, aga võib-olla kui sa sead endale mingi aga no siis ta on ikkagi see, et see ei ole ju nauding, vaid see on nagu ma näen vaeva millegi nimel ja see on justkui tervikuna hea, aga see, et sa oled diivani lamad niimoodi, see valus ei ole. Mõtle endale mingi nagu toxic masculinity mingi eesmärk, et kui sa aasta lõpuks ei suru rinnalt 110 kilo, siis okei. Vaata, ja siis või äkki meeldid enda naisele jälle. Mingi siuksed asjad, mingi hästi toksik asjad nagu, et nagu mingid asjad, mida sa nagu näed, et siis, või no, et mingi sundmõtted, vaata, et kui sa surud sott 50 aasta pärast ära, siis sured ära, vaata. Ja teen Kristeliga diili, et kui ma sotti ei suru, siis võib mu maha jätta. Ta võib tegelikult praegu ka. Ma ei hoia kinni selles mõttes, ta võiks praegu ka vabalt. Aga võib-olla sa peaksid haiget saama. Täpselt. Ja siis ülipaljudel tuleb siis see demon time, vaata, et sa tuli ketta, siis lähed, vaata. Mingid meemid on ka, et see mehe heartbreak on lihtsalt see esimeste villidega käsi, kus on hakkad jupsis käima. Kalmused. Protein, vaata. Aga kas te olete siis juba nii in, et mingid pre-workoutid on ka ja et kohvi ei saa juua, sest kõrvetab muidu ja mingisugused... Ma ei käi enam nii tihedalt, aga ma nagu mingi hetk tuli proteiinipulber küll, aga nagu siis, kui nagu tahad hoida end selles defitsiidis, aga et nagu tahad proteiini täis saada, nagu et ma ei suuda süüa mingi 800 grammi kanafileed päevas ära, et seda nagu ma söön pigem nagu kordadelt. Aga need Miikal Meemaa lemmiktoode on see kuradi Aura väike proteiinijooks ja maasika või mingi banaani šokolaadi. Seal on nüüd kreatiin ka. Šokolaadi matsis on kreatiin. No jah, ma olen nii vist jah. Ma otsin endale, ma ei tea, kas panin Instagrami ka, otsin selle fucking pre-workouti topsi endale, peale luukere, vaata, mingi täiesti nagu, et kas see asi saab olla tervislik mulle, vaata, ja vaatad taga seda nutritionit, vaata, et iga asjadega nagu luukere märk, vaata taga, et see on eluohtlik kogus, vaata, surmav kogus. Aga et üks kuup on 200 milligrammi kofeiini, beta-alaniin, kuradi testosterooni. Ma tegin ühe kuuri kreatiini, lugesin instructioni läbi, võis teha vist 4-6 nädalat järjest. See oli nii palju teada. Aga siis ma hakkasin uuesti korraks võtma hiljuti. Ja siis mainisin vist Harri Sünnal seda Rogerile vist, et ma unustasin täna kreatiini võtta. Roger hakkas täiega naerma, et türa, miks sul seda vaja? Ei, aga sest ma ei käi regulaarselt trennis, ma proovin olla tubli, aga tegelikult see on see, et kui ma teeks iga nädalaselt 3 korda nädalas käiks, oleks mingi rutiin, kogu aeg paneks weight'i juurde ja sa pead suruma, siis see vist on. See on, kreatiini puhul ei ole vist see, et miks sul seda, ma saan aru et sina ei hakka testosterooni tegema, aga käid padelis, vaata lihtsalt mingi, et nagu kreatiini võib niisama ka võtta. Ja näiteks isegi nagu sa saad nagu fat fuck nagu mina, siis nagu see on ülihea, sest nagu vett on rohkem liha, siis ja sul on nagu raskem keha raskem, aga selle pärast kulutad rohkem kaloreid, vaata. Tere, te oletegi all in läinud, jah? Ja no ma olen lihtsalt nagu, kes see Andrew Huberman, vaata? Jah, see päris ta, tema. Ma olen tema, jah. See on mina. See on mina. See räägib nüüd. See on mina. Ja siis teed kõiki neid asju, aga saad päevas mingi 4 tundi und, vaata, siis nullib lihtsalt kõik ära. Paab mingi penderid. Pend krokodilli Narvas veits. Ma ei saa aru, miks ei juhtu midagi. Ma ei saa aru, miks ei tule Gains. Lahe. Hakkame vaikselt pakkima asju kokku. Eesti Laul on siis täna, on ju. Hääletage palun meie poolt. Hääletage meid top 3, ja kui me top 3 särgi enam hääletage. Ma ei taha minna. Ma kardan. Lihtsalt teha ajalugu. Aga tehke meile 3. või 2. koht. Ja, kas teil on mida mitte, ei hääletage. Please, come on. Nüüd tuli välja. Fuck. Vaata, sealt Ollil on nagu massiivne nagu rahvusvaheline nii, jah. Massiivne rahvusvaheline Eurovisiooni fänni baas nagu. On või? No mitte massiivne, aga suurem kui meil rahvusvaheliselt. Aga, ja nüüd on see Jokker tuli, et rahvusvaheliselt kõik saavad hääletada Eesti Laulul. Muidu on ainult eestlased ja ka netis
nagu need rahvahääletuse voorud või? Algusest peale Jah, nagu, et sa saad läbi veebisaidi hääletada. Tasuta või? Ei, 1.40 maksab ikkagi. Türa, kui nad nüüd ei saa mingit 5-kordset budgetit järgmiseks aastaks korraldamise jaoks, siis on küll täiesti fail nagu, täiesti fail. Ma ei tea, jah. Aga okei, hääletage meie poolt. Hääletage teie poolt, kas teil on Jolly Rogeri merch'i ka või? Kurvatuudised.com. Yes, oli jaa, ma otsisin ma nüüd räägin välja, kui rott ma olen, ma otsisin Harile, otsisin mingit Eestis tehtud salli või nagu mingit Eesti merch'i. Triibu vastu salli, jah? Ja siis me lõpuks, selle kurvad see oranž toilet paper. Rämmarid. Sest ta oli original scarf comedian, ta kunagi oli algusaastatel kogu aeg punase salli. Siuke nagu hall hoodie ja punane. Siuke artsy vend. Musical ka. Märkmikuga niimoodi. Lõppu ma küsin 2 asja, et kas see on hea või halb. Ja ma olin pannud kirja, ma proovisin korra olla mingi ajakirjanik, midagi ette valmistada, aga see kunagi ei õnnestu. Nii tubli oled. Jah, hea või halb, kas see on hea või halb, et influencerid näitavad oma naist ja meest kõvasti vähem nagu sotsmeedias, sest et muidu võib followajaid kaotada. What? See ei ole pannud tähele, et kui sa oled hot mees näiteks. Taylor Swift teeb või Doja Cat, vaata, tegi selle announcement'i, et ta on suhtes. No Eestis. Siis kohe nagu mingid pervarid, käsi peos. Aga see on ka vastupidi. Jah, see võib juurde ka tuua. Siis sa pead hakkama couple content. Ei, see ei too juurde, vaid et selles mõttes vastupidi, et kui mees näitab, et ta on naine. Et siis väiksed tüdrukud on mingi... Sest mul on väike, minus on väike küünik, mul on väga väike, aga noh, ega ta suuremaks ka ei lähe, kui kõvaks läheb. No see on ainult mingi pervarite teema, et nagu... Jah, just. Aga ma ütleks pigem nagu, kas see on... Küsimus on, et kas see on hea või halb, kui influencerid peidavad? Jah, oma seda... Kellele? Nagu su naine kaotas followere, kui ta sind hakkas postitama? Hakkas rohkem saama. Mina võitsin kõige rohkem sealt. Seda oligi mu point, et nagu sa võid sellest juurde, kas kõik võivad võita sellest? Kõik pervarid vaatavad Mattias nagu hei, kus Mattias contenti on rohkem? Kristel paneks vaata mingi, ma ei tea, et on suhtes mingi ilusam mehega, siis nagu pervaritel on mingi puts. Ja läinud, aga Mattias, see on ju nagu mina. See on ju kõige mees. Ei, siis tekib samastus. Mattias saab. Ei peagi olla. Mina ei peaks, Mattias. Siis see võib-olla toob juurde. Aga mul on küünik on minus välja veidi löönud, et kui mõni koomik on muutunud vallaliseks, siis järsku on nagu kuidagi väga palju vallaliste naiste storysid on järsku. Et kas seal tundub veits, et live asjadel on ka sama, et noh, ma ei tea, no ütleme, et kui ma kaotan selle beti, jõusaali beti ja Kristel võib mu maha jätta, ja siis tuleb järgmine tuur. Äkki müüb rohkem. No kindlasti, sest et kui ta jätab su maha, siis sa hakkad nendega rohkem vaeva nägema. Ja see on täpselt nagu iga kord, kui Eerik on nagu lahku läinud, siis ma olen mingi siit tuleb türa, siit tuleb nii head asju. Nii, ja siis teine hea või halb. Kas see on hea või halb, et Spotify'st saab hästi vähe raha? Palju sa selle eest raha saad? Selle eest? Mitte midagi. Ma sain sildi. Kas see on hea või halb? See on ju mul pohhui. Sest et nagu igal platvormil saab minu meelest vähe raha. Spotify paneb veits raha mingi kuradi droonide alla, et... see. Ja mingi, noh. Aga... No minu teada ei on ükski kuradi musaplatvorm väga raha, kui see ei ole just see, mis see kuradi Eesti tüübi tehtud see? See Fermus või? See, mida igal kuradi eme Aga see on võib-olla pigem oli see, et kas streamingust saab vähe raha, kas see on hea või halb, see on ju vist halb. See on tegelikult retooriline küsimus, see lihtsalt oli mingi õhutäide. Kõik on nagu selles liivakastis nagu kaevavad seda või sitta lihtsalt nagu, et see on sitt aga see on kõigile sitt nagu... No jaa, et nagu... Et seal on per stream nagu... Aga Spotify tegi mingi siukse announcement'i, et kõik lood, millel mingi alla 10 tonni kuulamise
või mingi alla tonni, need ei saagi raha nagu. Õige ka, noh. No aga reaalselt. Sa ei saa monetise'ida YouTube'is ka, kui sul pole mingi nagu need, kes sinna Spotify'sse kuulajad toovad meie ja nöpp, vaata. ja ma vaatan seda topi, Estonian topi, vaata, okei. Noh, mingi Mariin kaasab mingi 4 senti selle. Sama palju kui meie. Aga see üks, tuli uudis, et Deezer, keegi ei kasuta kahjuks seda vist, on ju, ka Deezer on ka üks keskkond. See on Prantsuse oma vist. Neil tuli mingi uudis, et nad bännivad kogu AI mussi. Nad arendasid välja mingi trackeri, mis nagu tunneb ära AI mussi. Et see on nagu see overwhelming, vaata, tulnud 10 000 või 100 000 lugu iga päev uploaditakse ja siis Spotify teeb ise vist neid lugusid, et nagu, et päris artistidel mitte raha anda. Et ja siis Deezer nagu tegi selle, et nad viskavad välja kogu AI mussi. Minu meelest ka Spotify võib-olla. Võib-olla nüüd jah, sest Deezer ütles, et nad pakuvad vabalt, et teised platvormid võivad nende seda algoritmi kasutada, kui keegi tahab. Ehk siis see on nice. See on nice. Nii et siuke positiivne uudis ja lõppu ka veidikene uut infot. Jälgige meid Spotify's. Pangegi sotsmeedias follow Risherik Maxile. Vaadake Tähtsad ninad filmi. See on putsi. Ma vaatasin, esiteks ma seda filmi nagu lõpuni vaadanud, mis kerisin nende kohtadeni, kus ma olen. Oota, sa olid ka seal? Me olime ju kolijad seal, mäletad? Fuck! Täitsa mäluauk muidugi, see oli jumala tuus. Mäluauk, jah. Väga putsis film, ärge vaadake. Toetage meid Spotify's selle filmi. Vaadake, K3-s just panin tähele, Tähtsad ninad on K3-s. Väga vitus. Mega hea, kui muu ei huvita, vaadake minu stseene. Ja siis teine hea film Lõbus perekond, kus on mina ja Tigran, vaadake ainult neid stseene üle. Ühesõnaga, täna Eesti Laul. Just. Vaatame, kuidas see läheb, hääletage meie poolt siis ja kurvaduudis.com, ostke parimate Eesti muusikute märtsi, sealhulgas ka Vanilla Ninja märtsi ja meie märtsi ja Triibu vastas ärke, mis on ilmselt sold out, sest nagu neil inimesed ostavad märtsi. Ja kui te olete sama rotid nagu mina, siis heale sõbrale saab osta sealt ka salli. Jaa, Triibu vastasall on ka seal. Jooge pissi ja sealt saab osta ka plaate. Oske plaate. See toob raha sisse nagu mingi 5 sotti rohkem kui stream kokku. Et kui kulud nullis on. Ja mul tuli meelde, et Grammofoni EP tuleb ka vinülina välja. Ja pissi saab ka kuskilt osta. Piss.business tellid. Või Oomi poest, ma ei tea, kas neil on veel tegelikult. Jaa. Tavai, cool. Külas oli Risherik Max ja nende lugu on Eesti Laulul, telefoninumber on 907 001 907 001 hääletatud pornoliin 92244 helista. Tere, mis teie soovitab? Pullivennad, Pullivennad. Elu on nagu leht, pulli peab ka saama.